Katrin, sa oled oma doktoritöö kaitsnud Uppsala ülikoolis kosmoseõiguse alal. Kas sa võiksid natukene lähemalt rääkida, mida kosmoseõigus üldse endast kätkeb, mis valdkondadega seal tegeletakse? Tegelikult on kosmoseõigust rohkem kui paljud inimesed, kes just sellega ei tegele, arvaks. Seal on mitmed rahvusvahelised lepingud. Kõige tähtsam ja ainuke, millega Eesti on liitunud, on 1967. aasta kosmoseleping. Aga põhimõtteliselt on tegemist sellega, et mida riigid tohivad teha kosmoses. Nad ei tohi seda omandada, aga tohib kasutada. Kuidas seal neid teemasid võib jaotada? Tegelikult see on väga huvitav küsimus, on just minu doktoritöö teema oligi see, et mis on kasutamine ja mis on omandamine. Möödunud aasta novembris Ameerika Ühendriigid võtsid vastu esimese riigina ühe seaduse kosmose ressursside kohta. Ja see on siis just otseselt seda, et kuidas nagu midagi kosmosest endale võtta, et kui sealt näiteks midagi kaevandab ja nii. Ja siiamaani võib ütelda, et see on olnud natuke niisugune lahtine küsimus, et mis on siis kasutamine ja mis on omandamine. Kuna ei ole olnud tegemist ressurssidega, vaid pigem võib-olla satelliitid, nende orbiidid ja nii, et siis on nagu võib-olla lihtsam näha, kuidas saab midagi kasutada ilma, et seda omaks võtta. Aga kui nüüd hakkab sealt ressursse võtma, et siis võib-olla need ju lõpevad ära või siis on midagi konkreetset, mida siis nagu omandab. Kuidas sa selles valdkonnas näed, et see maailm tüürib? Üks asi on, et need küsimused on läinud jälle olulisemaks. Samas on märgata, et on palju raskem jõuda kokkuleppele. Nüüd, kui on erafirmad, on rohkem riike. Just niisugune diskussioon, et kuidas saab leida kokkuleppeid, et nii paljude riikidega kui võimalik, kes siis omakorda vastutaks oma erasubjektidest, et siiski oleks nagu mingi teadaolev reeglistik. Kas siin on rahvusvahelises kosmosemaastikus on ka selline kohtuvõimu funktsioon kuidagi plaanis adresseerida või seda väga? Tegelikult ma ütleks ei, sellest on räägitud ja sellest on kirjutanud mõned akadeemikud, et peaks olema mingisugune kohus. See, millest praegu räägitakse, on nagu liiklusreeglid kosmoses ja sellel alal võib-olla jõutakse mingile kokkuleppele ja need oleks siis nii-öelda laias mõistes liiklusreeglid, et just niisugused üsna praktilised ja rohkem natuke üksikasjalikumad kui need väga üldised printsiibid, et kuidas nagu seal tuleks käituda. Miks see nii raske on rahvusvahelises õiguses on ju, et ükski riik ei taha nagu anda teisele riigile, mingile organisatsioonile ka anda niisugust võimu, eriti mitte niisugusel alal kui kosmos, kus on ka sõjaväeline kasutus ja väga oluline ja kus tahatakse siiski teatud asju nagu salajana hoida. Kui teise koha pealt näiteks tuleb reaalne vajadus midagi ära lahendada, kas praktikas võib täheldada sellist tendentsi, et kui see vajadus on väga suur, et siis mingile kokkuleppele jõutakse? Võib küll ja tegelikult kosmoseõiguse arengut vaadates siis võib olla ka nii-öelda üllatud teistpidi, et on jõutud kokkuleppele näiteks külma sõja ajal. Ega keegi ei tea täpselt miks, arvatavasti, sest üks ei teadnud, mida teine täpselt teab ja mõtles, et nii-öelda kui meie nõustume nende reeglitega, siis see seob ka seda teist poolt ja nii. Võib öelda, et vastutustunne on siis nendel osapoolt on ikkagi nagu täheldatav. On, aga samas nüüd juristina siis tahab, et oleks ka teada, et nii-öelda tõesti on reeglid, et mitte ei ole sellepärast, et keegi tunne vastutust, sest järgmine päev võib-olla ühe riigi juht ei tunne vastutust, et see, et me nii-öelda teaks, mis reeglid on ja et me saaks olla kindlad, et riigid nüüd peaks nendest kinni. Aga tänud, Katrin, selle pilguheidu eest. Aitäh!